ei ole lihtsalt puhas teooria, vaid sa saad nagu väga praktilisi asju teha, näiteks robootikaklubis käia ja IT on tegelikult, kui sa nagu seda süvendatult juba oled huvitatud, siis sellest saab elustiil. Ja IT-kolledžis ongi nagu elustiil, aga see on kuidagi väga hästi nagu positiivne ja hea. Mulle tundub just, et IT-kolledž on hea see, et sul ei pea nagu olema mingit IT-tausta, et sa võid täiesti tulla keskkoolist tühja lehega ja hakatakse otsast peale, õpetatakse ilusti nagu asjad selgeks. Minuga enam siuke lugu oligi. Et ma olin selline tavakasutaja, kes oskas arvutit kasutada ja mingi võib-olla natuke rohkem kui selline, kes lihtsalt internetis surfab. Aga siit tulles läks väga siuke ühtlase hea etapina see õppeprotsess. Ma mäletan, et esimene aasta oli kõige rohkem seotud üliõpilaseluga, sellepärast, et siis oli siuke sisseelamise aastaselt igasugused rebaste ristimised ja erinevad üritused just suunatud nagu tudengitele. Ja siis teine ja kolmas aasta oli rohkem õpingutele ja tööle keskendunud, kuna tavaliselt teise kursuse alguseks olid juba enamik tudengeid tööl. Siin on kõik hästi avatud ja rõõmus ja kõik mured või takistused, mis on, saab kohe ära nagu lahendada nii õppejõudude, õpilaste kui kõigi vahel, kui neid üldse esineb. Ja minu meelest on ka see hästi tore, et kõik on nagu siuke avatud ja lihtne suheldakse, et mingi probleem on, lähed õppeosakonda räägid sellest, et ei ole mingit siukest, et mingit bürokraatia rattad ja siis oled seal vahel. Akadeemilist nagu tõrget ees või blokki, et sina oled nüüd tudeng ja tema on nüüd õppejõud ja sa pead olema hästi kuidagi alandlikult käitama, et kõik on nagu võrdsed ja see saab suhelda väga normaalselt, et ei ole nagu piiranguid.